Tänases videos toon välja 5 peamist asja, mida saad teha selleks, et esinemise ajal nalja tees piinlikkuse olukorda mitte sattuda või veel hullem, et oma kuulajatest piinlikkust mitte valmistada. Seega, kui see sind huvitab, vaata edasi. Hei, mina olen Janek ja selles YouTube'i kanalis saad sa kõikvõimalikke nõuandeid selle kohta, kuidas erinevates avaliku esinemise situatsioonides ellu jääda ja oma sõnum edasi anda nii, et see kuulajatele midagi tähendab ka. Seega, kui tahad enda nõuannetega kursis olla, siis pane ennast selle kanali tellijate nimekirja. Nüüd aga siis naljade tegemise juurde. Nagu lubatud, 5 soovitust. Esimene soovitus. Ära kunagi oma kuulajatele loo alguses ütle, et see on üks naljakas lugu või et ma räägin ühe nalja. Ja tead sa, seda soovitust ei anna ma sulle ainult esinemisega seoses, vaid tavaelus ka. Kui sa kellelgi mingit lugu hakkad rääkima, siis ütlegi, et ma räägin ühe loo või ma toon ühe näite. Ära ütle, et see on naljakas lugu. Kui sa seda teed, siis juhtub see, et kuulajatel on kohe peas ootus, et ohoh, et nüüd peab nalja saama. Aga kui ei saa ja see nali on piinlik, siis sina ootad, et kuulajad naeraksid, aga ainukene reaktsioon, mida sa saad, on see, kuidas ventilaator teeb lael. Nii et ütle, et ma räägin ühe loo või toon ühe näite. Teine soovitus. Kui sa mingid nalju teed, siis ära ise oma naljade üle naera. Ma olen näinud korduvalt, kus esineja teeb mingisugune nalja esinemise ajal. Aga eriti naljakas ei ole ja ainukesed, kes naeravad, on tema ise ja siis jätab natuke hullumeelse mulje, eks ju. Ja siit ka järgmine lisasoovitus, et isegi kui teel sellesse esinemispaika juhtus sinuga mingisugune naljakas lugu, siis ära ütle kuulajatele algatuseks, et teel siia juhtus minuga üks naljakas lugu. Tead sa, see on nii levinud klišeed, et inimesed ei usu sind isegi siis, kui see sinuga juhtus. 3. soovitus. Ära ürita olla naljakas. Kui sa ei oska nalju rääkida, siis ära räägi lihtsalt lugusid, nii nagu ma ennegi soovitasin. No ma toon näite. Mul on üks sõber, kes on tohutult entusiastlik naljarääkija, aga tema kõige suurem probleem on see, et ta ei oska eriti nalju rääkida ja seetõttu ta ei saa aru, et nali peab olema lühike ja konkreetne ja asjakohane. Kuidas tema seda teeb? Ta alustab kusagilt iidamast, aadamast, siis poole pealt saame me kõik aru, kus on nali ja siis ta kunagi lõpetab. Ja kui ta lõpetab, siis tavaliselt mitte keegi ei naera ja sellel hetkel mu sõber on nii rumal, et ta arvab, et me ei saanud naljast aru ja siis ta üritab meile selgitada, kus see nali on. Ja no see on veel piinlikum, eks ju. Nii et ära ise naera oma naljad üle. 4. soovitus. See on selline, et proovi oma naljadega inimesi mitte solvata. No näiteks sinu kuulaskonnas on terve port slaavi päritolu inimesi, näiteks venelased, valgevenest, ukrainlased. Ja nüüd sa tuled siia, oled kusagilt lugenud, et naljaga alustamine üks ütlemata hea mõte. Ja siis sa alustadki. Eestlane ja sakslane ja venelane istusid vangis, ütled sa. Ja siis sa vaatad, et kolmandik publikust on silmad suured, et tšuvak, tõsto, eks ju. Sest sellel hetkel oled sa neid solvanud. Nii et mõtle, kas see sinu nali või mingit pidi kedagi seal publikul kas solvata ja kui võib, siis pigem jätada sinna paika. Nüüd on muidugi sul küsimus, et no aga kelle üle ma siis nalja peaksin viskama. Tead sa, alati on saalis vähemalt üks inimene, kes sinu nalja üle solvuda ei tohiks ja tead, see oled sina ise. Nii et viska enda kulul nalja nii palju kui kulub. Aga väike lisasoovitus. Kui sa ise enda kulul nalja viskad, siis proovi seda teha mitte sellisel kujul, et mina ja sakslane ja venelane istusid vangis. Sellepärast, et nüüd sa läksid jälle eelmise punkti juurde tagasi ja võid vabalt jälle veidraid reaktsioone saavutada. Ja nüüd soovitus number 5. See on selline, et õpi rääkima lugusid. Võib-olla sa ei ole suurem asi jutuvestja, aga seda on võimalik õppida. No näiteks, kui sa muidu ei saa, siis kui sul on lapsed kodus, räägi neile lugusid. Kui sul on juba lapsed ja sa oled avastanud, et neile on väga lihtne lugusid rääkida, siis on juba publikule väga lihtne lugusid rääkida. Loe palju raamatuid, jäta meelde kõik su aforismi ja mõtteterasid. Kõiki neid saad oma lugudes ja näidetes kasutada. Ja mida ilmekamalt sa seda teha oskad, siis isegi siis, kui see lugu ei ole eriti naljakas, on ta alati selline, mis inimestele korda läheb. Inglise keeles on üks tore väljend, mis ütleb, et make a point, tell a story. Ehk siis maakeeli, et ütle, mis on selle asja iva
ja räägi siia juurde üks lugu. kui sa seda teha suudad, siis sinu sõnum jõuab ka oluliselt paremini kohale. nüüd, kui sa neid 5 nõuannet suudad endaga tulevikus kaasas kanda, siis tõenäoliselt sa ka mingeid naljakaid lugusid rääkides piinlikusse olukorda sattuda on ka oluliselt väiksem. Seniks aga jääme nägemiseni.